No nii, Alari Kivisaar, kas võib öelda nüüd endine raadiohääl tulevane motosportlane või saab võrdusmärgi lihtsalt panna? Ma arvan, et paneme võrdusmärgi, jah. No kõigepealt ma arvan, ma pole ainukene, kes tahaks küsida, et mis sul juhtus? Kuidas siis nüüd selline otsus, et hakata crosskarti sõitma, et see ei ole lihtsalt mingi jalgrattaga sõit? Mul oli üks niisugune paasõber, kelle nimi on Tanel Samm, kes ütles, et kuule, kas sa ei tahaks proovida, tead, et ma siin ise sõidan ja tead, võib-olla tead nii sinna-tänna. Ma ütlesin, ma ei tea, et tundub nagu äge, aga ei, tule lihtsalt korra kohale, vaatame seal, vaatad lihtsalt seda autot ja võib-olla tead, proovid sisse istuda ja ei pea midagi tegema ja siis ma läksin sinna kohale, seal oli Eero Nõgene, kes juba ma olin seal autos ja juba ma läksin testile ja kuidagi nii see läks. Ja tegelikult ma mõtlesin, aga miks mitte. Et kui pakutakse midagi nii huvitavat ja midagi, mis on nii päris, et ei ole mingisugune nalja asi või mingi tsirkus või lõbustuspark, et nagu kohe ikkagi päris asi. No, et proovime. Kas võistluspinge tuli ka peale, sest tegelikult ju ikkagi esimene võistlus ja olematu kilometraažiga teste? No see pinge on selle hetkeni, kuni sa stardist minema saad ja teise sisse raiud. Edasi ei ole enam mingit pinget, sul ei ole aega tunda mingit pinget enam. Siis on sul nii-öelda, nagu öeldakse, silmatruutus ja vaatad, et kuidas nüüd saaks kuidagi lõpuni. Ja nagu mitte lihtsalt kulgeda, vaid tahaks ju natuke kiiremini ka sõita. Kas selliseid ohtlikuid momente ka võistlustel ette tuli? Tuli. Tahad sa sellest rääkida? No ma sõitsin ühe selle pulga pilbasteks või 2 neid kogemata. Ja üks sattus mul ikka kohe täitsa auto alla, et ma tegin väikse õhulennu, aga õnneks maandusin ratastele ja mootor töötas ja käik läks sisse ja sõitsime edasi. Ja väga palju ei pidanud mehaanikud pärast remontima ka, et seal mingi polt oli katkile. Mitte sa ei maandunud ainult ratastel, vaid lausa 3. kohal esimene võistlus? No jaa, eks on lihtne maanduda 3. kohale, kui võistlejaid on minu kategoorias 3. Aga igal juhul, et ma selle üldse nagu lõpuni sõitsin, see oligi nagu minu eesmärk. Ega mul ei olnud seal ju kellegiga võistelda või mingit aega taga ajada, kui teised on siin aastaid kimanud. Mina õpin veel käike, eks ole, kuidas sisse ja välja võtta. Ma vaatsin, et crosskardil on suured Nordauto logod, et mis seos sul üldse Nordautoga on? Nordauto on mul nagu teine kodu ausalt öelda. Ma ei mäleta isegi ausalt, millal ma viimati mõne oma auto ostsin kuskilt mujalt kui Nordautost. Et ma olen siin juba Nordauto omanikuga sõbraks saanud ja siin kuidagi, ma ei tea, siin nagu laabub ja sa saad selle auto, mis sa tahad ja leitakse sulle mingid lahendused ja see Nordauto logo sinna kardi peale sai niimoodi, et mina ise küsisin luba, kas ma võin panna. Et ma annaks nagu selle hea kogemuse eest nagu omalt poolt midagi vastu. See ei olnud nagu sponsordiil isegi üldse. Nagu me alguses rääkisime, et see ei olnud ühekordne projekt, et ega neid logosid niisama ei kleebita, et tuleb üldse pikem projekt, et mis siis järgmised võistlused on? Nüüd on Kehalas järgmine sõit, et seal saab hüpata, seal on hoopis teine rada, et oled sa üldse proovinud sõita seal juba või sul pole õrna aimuga, mis sind ees hoitud? Ei tea, jah. Et ega ma nüüd ei ütle, et ma terve hooaja läbi sõidan, aga võtame niimoodi etapi kaupa, et vaatame, et teeme selle Kehale ära. Proovime sinna trenni jõuda korrakski, enne kui seal võistlused toimuvad, aga mis seal ikka? Mis seal ikka nii keerulist on? Aga edu sulle, me hoiame su tegemistel silma peal ja loodame, et see ei ole ühekordne Paned jälle pinge peale, ma pean jälle seal Kehalaski ilusti sõitma. Ja ma tulen vaatan lipukestega ikka tõeline fänn. Ma hakkan plakateid meisterdama, nii et edu sulle. Väga hea, aitäh!